tere lapsed, meie oleme lollid lapsed ja see on meie esimene video, kus me vaatame Jänku Jussi. Jänku Juss on raudselt kõige legendaarsem multikategelane üldse Eesti ajaloos. Nii et vaatame videot. Juss käib fucking poes! Aasta intro. Juss käib poes. Oi, puha mu selg. Juss, tule lähme poodi. Kohe tulen. Mina tulen ka. Mida küll väike laps poes teeb? Okei, vaatame edasi. Mis me poes teeme? Ja siis küsib, mis me poes teeme? See on kvaliteet, nagu õppige lapsed, see on kvaliteet. Ema palus üht-teist osta, aga peale selle saab Juss õppida rahaga ümberkäimist. Kas me kõnnime poes ümber raha? Nice. Oleks mul nii palju raha, et ümber raha kõndida. No jah, siis 1.5 ümber kõndimine on perfektne. Ei, Juss, rahaga ümber käima tähendab seda, et sa mõtled poes enne järele, mida sa täpselt vajad ning palju sul selle jaoks tegelikult raha on. Mu vanaisa ütles ikka, et No nii, nüüd siin on 2 asja, et pead mõtlema, et mida sa osta tahad. Noh, selle samuse 5 eest, et nagu kui palju sul raha on, selle 5 eest saab nii mõndagi osta. Näiteks paki. See on alati variant, mis me kvaliteet siin. Ahah, ma ostan endale ja asile mõned asjad oma raha eest. Juss, kui palju sul raha on? Palun ära tuleta Jänku Jussi paroodiat meelde. Miks me nendele ei reakti? Sama. väga hea, Juss. Mina tahan robotit. Kohe vaatame, mis robot maksab. Aastanägu. See maksis 8 eurot. Ja pluss aastanägu. Nagu, lihtsalt vaadake seda. Ja lihtsalt vaadake seda videot, ärge ära pange ja pange like ja sub ja mis iganes. Kirjutage kommentaaridesse, kui s**ad me oleme ja no. Aga kui me selle roboti ostaksime, siis oleks minu taskuraha otsa. No tal on siiski natuke rohkem kui 5 Ja eurot. sul ei lähegi taskuraha vaja. Tahan robotit. Kas ärme täna osta robotit, ostame hoopis Õhupalle. hea kell. Nii, siin on igasuguse õhupalle, missugusi me tahame. Kui on suvi, siis teeme siukse mõnusa veepalli sõda. Ja kläpime ka on ju niimoodi, nagu me suheksime. Käpp on f***ing kvaliteet! Võtame need õhupallid, need on kõige odavamad. Kõik on peaaegu ühesugused. Ühiku hinna järgi on vaja vaadata. Idioodik. Oota, Juss, oled sa ikka kindel selles? Vist mitte. Vaata põhimõtteliselt ta isegi ei tea sellest sittagi. Vist mitte. Ja siis kui isa tuleb küll jälle. Vist mitte. Need on kõige odavamad. Kas ikka on? Vist mitte. Kvaliteet. Vaata õhupallide all olevale sildile. Siis saad teada, kui palju üks õhupall pakis maksab. 4 eurot. Juss, millises pakis maksab üks õhupall kõige vähem? Seal, kus on 6 õhupalli sees. Tubli, kui sa selle paki valid, siis maksad 1 õhupalli. Ta just pilgutas silma. Ja ta arvab, et ta ostab nagu ta vist arvab, et ta nagu hakkab nagu üksikult neid õhupalle ostma. Kvaliteet. See oleks nii hull. Mis see õhupall maksab? Palli eest vähem. Muidugi ma ostan ikka selle, mis on odavam. Ka siis, kui osta rohkem, saab alati odavamalt. Kindlasti. Mitte alati. Ma räägin, Ikka kindlasti. arvutada tuleb ka ning mõtelda selle üle, kas sul üldse nii palju on vaja, kui pakis on. Poisid, lähme võtame nüüd neid asju ka. Külastage meie pool jälle. Palun viilutage mulle 300 grammi seda vorsti. Ma viilutan su vorsti ära. Siis näe, vaata, seal müüakse vorst juba viilutatuna.
seal juba on sinu vorst viilutatud olemas. Liimi kokku ja saad uue vorsti. väga õige, Juss, aga valmis viilutatud vorst on kilepakendis ning seepärast kallim. ta ütleb juba mingisugune 4. korda. aitäh! Nii, nüüd lähme võtame mahla ka. Mahla. Mahla. see mahlapakk on hallitanud. Mahla. Võtame selli. Juss, see on küll kõige odavam, aga näe, vaata, siia on kirjutatud, et see on mahlajook. Mis see tähendab? Tahan juua. see tähendab, et tegemist on peaaegu morsiga. ostame ikka päris mahla, see on tervislikum. Ma tahan juua. Kohuke. oota, Juss, see kohuke on tehtud taimerasvaga. võta parem selline, mis on ainult kohupiimast tehtud. süda on kuri. Aga kuidas ma tean, missugune rasvlind sees on? lihtsalt taimse rasvaga tehtud kohukeste sildile on kirjutatud dessert. ülejäänud kohukesed on tehtud kohupiimast. Selge. Ma just nüüd märkasin, selle riiuli peale mingi lego ja see isa pilgutab nii veidralt. nagu Riiuli kas ta on purjus? peale mingi lego, mis on mingi ristküliku sees ja selle pakendi peale on kirjutatud suurte tähtedega lego. Öelge palun, mis on lahti õhupallide hinnaga? Nimelt oli saalis märgitud nende õhupallide hinnaks 1 euro ja 20 senti. oi, aitäh, kui sellest teada andsite. Las ma kontrollin kohe üle. Nonii, oota, nüüd ma hoiatan teid. Siit tuleb kõige hullem hääl üldse. oota. Kohe ta hakkab mölisema telefonis. Ma väga vabandan, on juhtunud eksitus. Arvutisüsteemis oli õhupallidele jäänud vale hind. Kohe parandan ära. Nii. Parandaja Felix parandab ära! Hansapank. kas see oli just reklaam? Oi, aga me unustasime kilekoodi osta. ei, me ei tahtnudki ju seda kilekotti. Loodusele on parem, kui me kilekottide ostmise asemel kasutaksime riidest poekotti. Näe sellist, mis mul kaasas on. Issi, aga rahaga ümberkäimine polegi raske. rahaga ümberkäimine või raha ümberkäimine? Ainult natuke arutada on vaja. Täitsa õige, Juss. Elas kord üks muinasjutt, see muinasjutt sai läbi. see outro on alati the best. okei. See oli meie geeniuslik video Jänku Jussist. Let's stay nice. Ciao.